tere hommikust kõigile! Täna siis 5. detsembri hommik ja lähen esimesele jääle. Et paljud kindlasti vaatavad ja mõtlevad, et mees, kuhu sa lähed? Hetkel on üleriigiline keeld. Aga ma leian, et kui kalastada õigetes kohtades esimese jääga, siis võiks olla ikkagi lubatud, kui sa muidugi kasutad turvavarustust, ehk siis ujuvad kombet ja naaskleid. Minul on need 2 asja alati olemas, isegi südatalvel. Ja nimelt ma käin siis väikestel jõesoppidel esimese jääga. Ma ei lähe kunagi esimese jääga mõnele suurele järvele, sest suurtematel järvedel, karjääridel on jää väga ebaühtlane. Kaldääres võib see olla 10 sentimeetrit, keskel võib see olla 2 sentimeetrit või 1 sentimeeter. Et seda ei tea mitte kunagi. Ja sellepärast tasuks suurtemate veekogudega natukene oodata. Aga väiksematel jõesoppidel on jääd juba ligi 10 sentimeetrit, mis ei ole kuskilt otsast ohtlik, aga kindlasti tasub olla seal ettevaatlik. Nii, vaatame, kui paks see jää meil siin siis on. No, siin on 10 sentimeetrit, ma ütleks kindlasti. Et see on juba igal juhul väga ohutu. Ja nüüd ei olegi muud, kui puurime siia ohtralt auke ja hakkame otsima ahvenat. Mõistlikum on alati enne mingi hulk auke ette ära teha. Et kui vesi on madala all ja kala väga hästi ei peaks võtma, siis see tihe puurimine võib kalal suu kinni panna. Kala ei taha täna põhja pealt üldse võtta. Et kohati tuleb täitsa jää alla järgi. Suhteliselt on ikkagi see kala praegu passiivne. Eks see rõhk ka, õhurõhk järsult tõusis. Siis ahvenal on nii-öelda kerge pohmell. Tahab jubedat üles-alla mängitamist, et keegi külge jääks, aga 2 tükki olen juba saanud. Et antud jõesopil olen ma siis esimest korda. Et paljud küsivad tihtipeale, et kus ma kalal käin ja no et näed siis selline lugu. Et ma vaatan tihtipeale lihtsalt kaarti ja otsin selliseid jõesoppe ja käin ja avastan ja seiklen ringi ja püüan selliseid ahveneid. Et tegelikult on see väga lihtne, sest neid jõesoppe kui selliseid on väga palju ja mitte ainult Pärnu jääl. Terve Eesti on selliseid kohtasid täis. Et muidugi see, et ma siin täna esimest korda olen, siis iga koha nii-öelda tundma õppimine võtab natukene aega. Et antud jõesopp on küllaltki pikk ja kala ei ole nii-öelda igal pool, kala on vaja üles otsida. Ja täna mul läks sellega üks pool tundi aega. Et väga kaua ei läinudki. Kala istub siis enamasti selles nurgas, kuhu kõige esimesena tekib jää. Istub nii-öelda vana jää all tihtipeale. See ei ole küll reegel.
ja ilusti tõstis, aga väike kala. Tahaks sama auku jälle panna. Viime kiiresti ära. Ops. Ja üks asi, mis mulle veel väga meeldib selliste kohtade juures, on see vaikus. Keset metsikut loodust. Ei ole mingit autode müra ega midagi muud sellist. Et see tänane tulek siia on ennast igati ära tasunud. Uusi kohti tasub alati avastada. Et jääl kalastamise kogemust on mul pea 20 aastat. Aga kalal üldse olen ma käinud nii kaua, kui ma ennast üldse mäletan. Aga jah, jää peal sai käidud esimest korda, kui ma olin umbes selline 12-13 aastane. Vahepeal panin siis sama värvi landi, aga suurema mudeli. Et mida suurem põiklant, seda suuremat 8 seal all joonistab. Et sellest väiksema mudeli mängust tahven kuidagi nagu tüdines ära. Pakkusin talle vahepeal midagi muud ja näed, kohe toimis. Vahepeal vahetasin siis põiklandi väikese sellise Stinger tüüpi siku vastu. Panin ka tõugu otsa. Ja hakkas kohe tööle. Ja kala oli täiesti jää all. Niimoodi, et ma seisin püsti. Stinger tüüpi landid siis tekitavad sellist tugevat vibratsiooni vee all. Ja vahest see ahvenale väga meeldib. Antud lant on siis tuntud käsitöömeistri Ellamaa käsitöö. Ja töötab väga hästi. Nagu näha, siis see landi vahetus vist tasus ennast ära. Et alati, kui ahven nagu kehvemini võtab, siis tasub proovida siis kas lisada üks kärbsetõuk konksule või sääsevastne. Sääsevastega on natukene ebamugavam, sest ta ei kesta seal konksul üldse kaua. Kärbsetõukaga peab kauem vastu. Seega mina kasutan enamasti tõuku. Kätel on küll muidugi päris külm. Hommikul näitas kraadiklaas -11, kui ma siia jõudsin. Nii, võtame siis tänase püügipäeva kokku. Tabasin siis umbes 30 ahvenat.
kellest siis 18 tulevad minuga koju kaasa. Et päris kõik ei ole vaja ka alati kaasa võtta, et väiksemad võiks ikka tagasi lasta, et oleks järgmistel kordadel ka midagi püüda. Et kala toitus täna suhteliselt ikkagi passiivselt, et tahtis kõikvõimalikku meelitamist ja erinevaid lante kogu aeg ja erinevaid püügitehnikaid ja see võtuaeg oli ikkagi suhteliselt lühike. Et kogu püügiaeg oli mul umbes 2,5 tundi. Ja kõigile teile, kes te ikkagi olenemata keelust otsustate minna jääle kalastama, sest loodus kutsub ja no tung on nii suur, et no ei suuda kodus olla, siis kindlasti kandke ujuvat kombet ja otse loomulikult naasklid, sest need 2 asja võivad päästa teie elu. Kõike head, järgmise korrani!